mõtlesin, et mida ma siin selle masinaga ikka rallitan ja käratan. Kui eile oli nagu rannapäev rohkem niisugune kõrbeliivatüünides ringi trallitamine, siis täna mõtlesin, et äkki siis käratan mägedes ringi siin. Panin endale mingisuguse pikema kah. Selge, et siin peaaegu ma ei tea, 2 kilomeetri kõrgusel mägedes on mitte väga jahe, aga ütleme, võib-olla on mingi, ma ei tea, 20 kraadi äkki või. Seekord siis võtsin mulle veepudeli ka kaasa, et nii palju targemaks saanud siin, et ega ilma veepudelita ei ole mõtet siia tulla lollitama. Mõnusad naudingut esile kutsuvad kallakud, et ma ei tea, ma näen siin kaugemal mingit igavest suurt jurakat, kaljurrahmakat kaamerast. Seal taga on näha mingisugune plönn. Üritaks sinna siis välja jõuda, ma ei tea. Ja läheks katsuks siis liikuda kuhugile kaljunukile lihtsalt ja siis tuleb edasi turnida siit. Ja lahtine kiviklibu on maas. Need võib päris kergesti libastuda. Tõules siit kaljude vahelt saab läbi ennast pressida. Tihnikuid on ka siin üsna palju. Aga matkarajad looslevad siin päris igal pool. Üsna siuke tihe okaspuu mets. Ma ei tea, mis okaspuud nüüd siin on, meenutavad mände. Okkad on sellised, ma ei tea, pikad ja pehmed. Tõusud on ikka päris järsud. Ja vaatab kuskilt siit võsa vahelt. Üritaks sinna tippu ikka jõuda, aga ega see mägedes on see vana hea salakaval trikk, et tundub, eks ole, et väljast vaatad, et polegi midagi minna. Ja siis, kui see looklemine pihta hakkab, lähed, ei jõua ei kohale. Mingid koopataalised. Ma ei tea, ma ikkagi üritaks kuskilt siit üles ennast ajada, ma ei tea nii. Hakkad siin värgid. Nii. Tänane päev läheb nagu mingi siukse trennina kirja, et joh ei tii. Aja küll, pressin edasi. Siin on nüüd päris jõhker kuristiku äär. Ma ei tea, mingi 100 meetrit on küll siit alla.